Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia, vaatame, mida toob siis nädal 17. kuni 23. august kõigile meile. Tegemist on kollektiivse lugemisega, valmis on mul pandud siia selleks nädalaks siis 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit videost endaga siis kaasa noppida sulle olulised sõnumid, sinuga haakuvad sõnumid, mis sa tunned, et sinuga hetkel ei haaku ja lase see endast kohe lahti, jätta see kellelegi teisele. Video lõpus on meil alati toimumas ka siit selline mäng, siit mängus saab vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks selle nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks selle nädalal tähtis. Ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ning siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid. Saad klikata sinna, video hüppab kohe automaatselt siis selle mängu juurde ja lugemise juurde, et sa ei pea ise siis kuskilt otsima. Ja enne kui ma alustan, ma tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh, kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like'i, kommentaarides andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või sobinud. Ja suur aitäh ka kõigile, kes on külastanud tiiutarat.ee kodulehte. Sinna on äsja ilmunud ka uus video, mida toob sügis, september, oktoober, november. Et kui sa tahad natukene piiluda siis ette juba, mida sügise kuud sulle toovad, siis sa saad seda teha minu kodulehelt tiiutarat.ee. Aga meie lähme nüüd nädala energiate juurde. Me alustame müntide baasiga tagurpidi, mõõdukus õigetspidi, mõõkade 3 õigetspidi, müntide 7 tagurpidi, karikate rüütel tagurpidi, müntide kuningas õigetpidi ja sauade 8 tagurpidi. No sekka on meil natuke sõnumid ka suhetes, aga üldiselt väga tugevad nagu sellised karjääri ja raha kaardikesed meil siin on väljas, ka õpingute teema. Muidugi sügis läheneb, eks ole, koolijutsid hakkavad kooli minema, et see on loogiline, et meil ka need kooli ja õpingute kaardid tulevad välja. Esimene nendest ongi kusjuures seda müntide baas, teine õpingute kaart on müntide 7. Müntide baas ongi nagu selline tagasi nagu õpilase rolli minek, et kes on ammu nagu mõelnud, et tahaks siis eriala vahetada või kooli minna, uuesti kooli minna või et ei tea, mida otsustada. See nädal sa otsustad ära, et väga head, tugevad, kindlad otsused sa kindlasti teed. Ja müntide baas ongi nagu selline, ta on väga tark, nutikas, arukas, kangekaelne, ta teab, mis ta tahab, ta teab, kes ta on. Vaata, et meil hakkab nagu kuidagi välja kujunema siit väga kindel nagu tulevikurada. Aga baasid on alati nagu sellised, nad on alles selle raja alguses. Baas on rohkem nagu selline sisemise lapsega seotud energia, lapselik energia ja baasid sellepärast sobivadki õpinguteks ka, et isegi kui me arvame, et me oleme maailma kõige targem inimene, teame juba kõike, siis alati on meil veel midagi õppida. Ja seda tähendabki müntide baas. Alati on areneda, alati on õppida, alati on ammutada, koguda uut siis informatsiooni suhetest, suhtlusest, erinevatest olukordadest, ka stressiolukordadest on palju õppida, võib-olla suured otsused, mis me eluga tegema peame, võib-olla asjad, mis lähevad hästi või mitte hästi. Müntide baas alati soovitab elu vaadata kui õppetunde, mitte nagu head ja halvad asjad, vaid õppetunnid ja õppetunnid. Et alati on õppida, et teatud inimesed, teatud hinged tulevad mõnikord meie ellu põhjusega või võib-olla ka meie väga lähedased inimesed annavad meile tugevad vaimsed õppetunde, et me peame näiteks ka enda ees seisma või et paremaid valikuid tegema ja see on ka müntide baasi nagu teema. Aga eelkõige, ennekõike ongi ta nagu selline koolitused, kursused, eneseareng, sest müntid on midagi väga praktilist. Müntid on maa element, see on midagi käega katsutavat ja praktilist, mis on siis raha ja keha asjad, eks ole, ka siis meie elus. Ja müntide baasi üks tähendusi on ka, et tema paneb õpitu raha teenima. Et kui sa ammu tahtnud mingisugust uut, näiteks mingit lisaeriala või mingisugust oskust arendada endas, siis müntide baas teeb ka selle nagu äriks või oskab sellega ka siis hiljem raha teenida või võib-olla juba praegu osadele teile see märk, et sa oled hästi õppinud, sa oled olnud väga tubli, et nüüd on aeg hakata natukene nagu juba kõrvalt tegutsema sellega, eks ole. Et ta on väga arenev kaart. Tagurpidises asendis on ta ka väljas, mis hoiatab sind selle eest, et kui meil tekib tunne, et me oleme kõige targem ja parem inimene ruumis, tavaliselt me seda ei ole, et meil on alati, vaata, ta võib muutuda väga selliseks kangeks ja nagu selliseks natuke ninakaks ja ennast täis energiaks, kui ta on tagurpidi. Ma juba tean kõike ja ära tule mulle seletama ja vaata natukene nagu selline attitude ja see attitude ei lase meil väga areneda ega õppida, eks ole, mis on selle kaardi nagu eesmärk on, et see tähendab siis blokeeringut arengus, sellepärast et me oleme ise nagu loome mingisuguse hoiaku võtame sisse või et me loome ise mitte väga positiivset pinnast arenguks. Ja meil tuleb endale ka väga nagu otsa vaadata, mis on meie mingid sisse harjunud, kinnistunud ideed, mõtted, et kõik suhted on sellised, kõik mehed on sellised, kõik elu on juba selline,
selline, eks ole, et me oleme võtnud võib-olla liiga tugevad ja ennast ahistavad ja piiravad raamid nagu uskumuste näol end ellu ja müntide baas on nüüd väga hea kaart see nädal hakata harjutama ennast nagu vabastada nendest piiravatest uskumustest. Ka sellised uskumused nagu ma olen liiga vana või keegi mind ei taha, niikuinii liiga hilja juba alustada, ma oleks võinud ikka varem teha, et see minu vanuses enam ei sobi selliseid asju teha. Need on ka kõik piiravad uskumused. Ja igas vanuses on täpselt õige aeg alustada. Kohe nüüd ja praegu ongi õige aeg alustada. Ja mida rohkem sa edasi lükkad, seda rohkem sa kahetsed ja ennast nagu kinni hoiad ja seda rohkem sa frustreerud. Seega proovi lihtsalt võib-olla see esimene samm ära teha. Rega ennast kuskile kursusele, võib-olla mingi koolitus või kursus, mingi trenn või tahad mingit näiteks keraamikaringi minna, mis iganes, on ju. Müntide baasiga me peame arendama ennast, on ju, et see areng tekitabki edasi liikumise. Mõnikord need on hästi pisikesed sammud, mingi pisike hobi, mingi väike uus asi, mis me teeme ja juba hakkabki energia nagu liikuma. Ja ongi, et müntide elemendis me õpime läbi oma keha. Siin tuleb ka mängu müntide 7 kindlasti, mis on väga hea ka õpingute arengu nagu kaart. Mõlemad nad tähendavad läbi oma keha õppimist. Ehk siis nagu see, et sa pead ise proovima ja ise läbi tegema. On tore kuulata teiste inimeste mingisuguseid kogemusi ja arvamusi, on tore lugeda raamatust või internetist midagi, aga kui sa ise ei tee, siis sa ei õpi. Eks tuleb nagu katseta, proovi, mine räägi, rega ennast sinna, pane kirja, lihtsalt proovi ära. Et seda need mõlemad kaardid nagu räägivad sulle selleks nädalaks, kui sa ei proovi, siis sa ei saagi teada. Võib-olla sulle ei meeldigi see asi, aga vähemalt sa proovisid, on ju. Äkki tuleb üli hästi välja, no väga hea. Jumal tänatud, et sa proovisid vähemalt, et sul on nagu kuidagi selleks nädalaks väga julgustav sõnum, et hakka pihta. Et väga-väga äge ja proovi mitte olla nii kangekael, et tihti müntide baasis meil tekib nagu see hoiak. Võib-olla sa oledki väga-väga tark ja tubli ja äge ja nagu absoluutselt oled, aga õppida võime ikka. Ja see hoiak võib-olla hoiab ka meid natukene siis tagasi. Müntide baas ja läbi oma keha siis ka millegi uue omandamine, õppimine, nagu kooli asjade paika saamine, kooli plaanide paika saamine, et see on natuke selle nädala siis nagu teema. Usun, et see loksub nagu paika ja võib-olla siin ongi see mõõdukus ka ütleb seda, et tark ei torma rahulikult. Mõõdukus on nagu oskab enda elu ääretult nagu sellises tasakaalus, balansis hoida, kuldne kesktee, ta on väga paindlik, ta teab, mis olukorras tuleb nagu natuke häält teha, enda ees seista, ta teab, mis olukorras tuleb öelda, et ja, mida iganes sul on õiguseks, et nagu ta oskab nagu nihverdada enda jaoks alati nagu kõige parema tee on ju välja ja see on nagu mõõdukusega üks tähendus on ju. Teine tähendus mõõdukusel on kindlasti see, et kui sa oled tundnud, et su elu on olnud kaootiline lähiminevikus, eelnevad mingi paar nädalat, paar kuud või võib-olla terve see aasta on olnud nagu suured tõusud ja suured mõõnad, et kui on energia üleval, siis see on imeline, kui on energia all, siis see on täiesti mustas augus, eks ole. Ja mõõdukus aitab selle asja nagu tasakaalu nagu viia, balanssi hoida ka erinevate eluvaldkondade vahel, tööasjad, rahaasjad, pere, sõbrad, aeg endale, hobid, trennid, eks, et ka nagu vaba aeg, puhkus, uni, et mõõdukusest nagu loksub kõik kuidagi enda rütmis hästi nagu paika, et kui meil on olnud selline ebastabiilne aeg, natuke kaootiline aeg või et üldse ei tea, mida otsustada, mida teha, mõõdukus nagu aitab meil otsustada. Teine asi, mõõdukuse teema on kannatlikkus. Kannatlikkus on rikkus selles kaardis. Tark ei torma, igat suvalist ettejuhtuvat asja me ei tee, me mõtleme oma plaanid hästi läbi, venitame natuke kui vaja ja ootame rahulikult kõige õigema pakkumise nagu ära. Et näiteks müntide 7 tuleb ka siin on ju mängu. Müntide 7 on valikute kaart ka. Kui sa otsid endale näiteks uut kodu, uut tööd, uut suhet, ma ei tea, uut kooli, eks ole, müntide 7 tagurpidi ütleb, et see on sinu tavapiirkonnast või tavaraamidest väljas, et see kodu on teises piirkonnas või teistsugune või see töökoht on hoopis mingis teises valdkonnas või et teistmoodi teine ametikoht. See suhe on hoopis teistsugune inimene, kui sul on varem olnud ja sa vaatad elu liiga kitsalt, on ju, et sa otsid nagu ühest nagu ühest nagu piiratud siis alast, on ju, aga tegelikult sa peaksid enda jahimaad laiendama ja mõõdukus lisab siia juurde veel ühe väga olulise nagu nüansi on see, et vali alati parem pakkumine ja kui laua peal võib sul olla 10 valikut, aga kõik on mõttetud, siis ära vali neid. Siis oota,
kuni hakkavad paremad asjad tulema, sest mõnikord ka ei ütlemine või ukse kinni löömine teatud valikute ees, mis me nagu, et me ütleme, me ei taha, eks ole, see on liiga väike palk minu jaoks, see on liiga, võib-olla see inimene ei kohtle mind hästi, ma ei taha teda, eks ole, et me surume neid uksi nagu kinni, sellega me näitame universumile, kus meie latt on, ja siis ta vaatab, ahaa, okei, ta tahab paremaid asju nüüd enda elus, ja see ongi mõõdukusega hakkavad siis need paremad asjad nagu tulema, et mõnikord nad võtavad aega, kuna mõõdukus on rahulik ja kannatlik, müntide 7 tagurpidi on ka aeglane areng, aga ta on areng, eks ole. Isegi kui me ütleme, mu elu seisab paigal ja kõik on igav ja mitte midagi ma ei tee ja kõik on üks ja sama, tegelikult me liigume edasi, tegelikult me areneme, ja see ongi müntide 7. Müntide 7 võib tunduda väga veniv kaart ja ma pidevalt passin ja ootan midagi, aga tead, ma ütlen sulle, müntide 7 ja mõõdukus, kui nad tulevad koos lauale välja, siis passimine, venimine ja ootamine on tegelikult väga hea taktika, et ei ole vaja kiirustada praegu asjadega. Mis on natukene vastuoluline sõnum võib-olla sellele müntide baasile, mis ütles, et hakka pihta, et sul on mingi äge mingi koolitus või kursus või idee või et sellega tasub jah alustada, aga võib-olla nagu need suuremad eluotsused, kus sa tunned, et sul ei ole ühtegi ideed või sul on nagu mõttetud valikud laual või sul tunned see, et ükski nendest sinuga ei haaku, vot siis tasub nagu oodata, eks ole. Ja sekka meil on ka väike mõõkade kolmekene siin väljas. Mõõkade kolm võib nagu indikeerida mingisugust pettumust see nädal, natuke südamevalu, natuke solvumist, natukene pettumist, et võib-olla teatud uks lüüakse meil nina ees kinni, mingi kool või töökoht või suhe või juhtub midagi, et kas me ei saa sinna või tõmmatakse kriips peale. Ka see on hea asi. Võib-olla see alguses ei tundu meile nii ja kui tuleb pisar natukene silmanurka lasta, siis tuleb, et see on siis nii-öelda see kurbuse energia või stressi energia, mida meie keha väljutab, aga mõõkade kolmega, kui midagi tõesti ei lähe, siis võib-olla ta ei peagi minema. Ja mõõkade kolm tähendab ka seda, kellel on olnud siin lähiminevikus natukene niisugust pettumust ja südamevalu, eriti suhetes, vaata natukene mingi suhe lõppes, ei tulnud välja või et juhtus midagi teatud sõbraga või inimesega. Tead, mõõkade kolmes poputa natukene ennast, nii-öelda jutumärkides laku oma haavad ära, et luba endale sellist mõnusat pehmet olemist, nutta oma nutud ära ja tead, tulevad uued ja paremad. Alati tulevad, mõõkade kolmes alati tulevad. Mõõkade kolm vajab natuke nagu sellist andestust, et andestame, aga mitte võib-olla nii oluline ei ole, et teine inimene, kes sulle nagu kuidagi halvasti ütles või liiga tegi, see on suva, küll ta enda karma endale saab tagasi, alati saab, karma ei jäta kunagi võlga tasumata, aga andestada ka võib-olla iseendale, olla iseenda vastu hästi nagu siuke leebe ja hea tahtlik, et me ei pea kogu aeg nagu ma tegin kõik valesti ja miks ma nii tegin, äkki ma oleks pidanud hoopis nii tegema. Tihti me oleme ka hästi sellised enesekriitilised, piitsutame ennast ja kuidagi võib-olla siin ümberringi meil on ka see müntide 7 tagurpid ja mõõdukus, vaata, need on hästi sellised aeglased ja venivad kaardid, et mõnikord meil on tunne, et äkki ma ei saagi midagi, äkki ei tulegi välja, kõik võtab nii palju aega ja siis on lihtne mõõkade kolmest sattuda nagu sellisesse enesekriitikasse ka, et kõik on minu süü ja ma tegin kõik valesti, tegelikult ei ole. Et natuke sellist pehmust ja leebust ja hea tahtlikkust ka nagu iseenda vastu. Ja müntide 7 tagurpidi, nagu ma ütlesin, kui sa valid midagi, siis proovi enda jahimaad laiendada. Proovi vaadata nagu sellest tavaotsingute piirkonnast täiesti mingit X asja või et täiesti väljapoole. Tavaliselt sealt tulevad kõige paremad pakkumised ja me nagu olemegi frustreeritud võib-olla, et ühtegi head varianti ei ole, sellepärast et need, mida sa kaalud, need kuidagi ei haakugi enam sinuga, et sa oled edasi arenenud, sa oled täiesti uus inimene ja täiesti uued asjad hakkavad sinuga haakuma ja et mõnikord on see natuke ebamugav ja ma ei tea, ja kas see on ikka kõik õige, tegelikult on, et kõhutunne niikuinii ütleb sulle, mis on õige ja vale. Kõhutunne, sisetunne, see on meie kõige tugevam kompass. Ja müntide 7 on õpingute arengukaart ka, igasugused koolitused, kursused jällegi tulevad siin on ju fookusesse ja müntide 7 on väga raske kaart perfektsionistidele. Need, kes esimese korra proovivad, tulemus ei vastanud ootustele ja siis hakkavad ütlema, issand, ma olen nii andetu ja mõttetu, see ikka ei ole minu jaoks ja et võib-olla viskavad kõik kohe nurka ja ka jalutavad minema. Nendele inimestele on müntide 7 ütleb, tead, isegi kui keegi on nagu näiteks maailmakuulus laulja ja esinenud lavadel 50 aastat,
tal võib ka juhtuda, et ta natuke laulab mööda. Või maailma kuulus maali kunstnik, kes on 100 aastat olnud famous. Ka tema teeb mingi maali, mis võib-olla talle endale ei meeldi. Ma oleks võinud seal selle pintslitõmbe paremini teha, on ju. Et see, et me ei ole võib-olla rahul või me eeldame endast mingisugust paremat tulemust, okei, aga see ongi õppimine ja areng. Vigade tegemine ongi õppimine ja areng. Natukene kobame, läheb natuke oksakohaga, läheb natuke valesti, ka see on õppimine ja areng. Ja kui midagi ei toimi, vaheta kurssi, vali midagi uut, ka see on õppimine ja areng. Et liikuvad, energia areneb ja energia liigub, aga siin on väga palju ka selles ülemises sfääris selliseid ülemõtlevaid nagu kaarte. Et äkki ma tegin kõik valesti, äkki on mingi vale suund ja sinna mind ei võetud, issand jumal ja mis ma tegema pean. Rahu, ainult rahu. Kõik on õige, kõik lähebki õigesti ja proovi vaadata neid olukordasid, kus sa nagu frustreerud, võib-olla proovi neid vaadata hästi kui õppetund, et mida ma siit õpin, mida ma teinekord muud moodi teen või kuidas ma enda jaoks nagu näiteks parema valiku teen. Siis järgi on meil tulemas hoopis teistumasti kaart, karikaturüütel. Karikaturüütel on armastuse kaart. Armastus, romantika, hingesugulased, toredad sõbrad. Vallalistele karikaturüütel alati ennustab siis sellist romantikat ja silmarõõmu, sa võid saada kohtingukutse, keegi on sulle silma peale pannud. Karikaturüütel on väga-väga siiras, hea südamega, väga armas ja armastust täis nagu kaart. Kui ta on tagurpidi, siis sa pidurdad ennast, kahtlustad, kardad, et kõik valetavad, petavad ja kõik on nii õudne, mina ikka julge endas südant avada ja tead, teine inimene tunnetab nagu seda tõrget. Ja siis hakkavad tekkima errorid. Sina natuke tõrgud, tõmbad ennast lukku, teine inimene vaatab, äkki sul ei olegi huvi, siis ma üldse sinuga ei räägi ja vaata, siis lähebki kõik nagu natukene metsa poole. Seega sul tuleb see nädal ka lähisuhetes olla rohkem nagu julgem ja vaata, karikaturüütel ongi nagu sellised südanest ja avatud, tal südamesse vestlused, nutame ja naerame teineteise õlal, avame ennast, räägime uute inimestega, tutvume, käime väljas. See on karikaturüütli nagu teema. Kes on suhtes karikaturüütel tagurpidi tähendab, et me ei ole ammu võib-olla teinud teineteisele toredaid kingitusi, toredaid komplimente, veetnud kvaliteetaega, hästi hea kaart, millesse võtta plaani midagi ääretult romantilist. Karikaturüütel on väga selline imal ja juustune nii-öelda kaart, et ta nõretab armastusest, nii-öelda laulab serenaadi, roos on hambus ja vaata, jalutame kuidagi käsi käes päikseloojangusse rannaliival, ta on hästi nagu selline kaart, kui ta on tagurpidi, siis jällegi mõnikord meil on selline tunne, et küll ta aru saab, et ma armastan teda või et ta juba teab, aga tead, inimesed tahavad nagu kuulda rohkem seda või toredad asju koos nagu teha. Sama kehtib ka sõprussuhetes, et kui tunned, et oled kedagi natuke unarusse jätnud, siis karikaturüütel on hea kaart, et helistada vanale sõbrale, saada jälle kokku, selline tore ja nunnu, et rääkida enda tõusudest, mõõnadest, muredest, rõõmudest, väga-väga südamlik energia, isegi kui sa ise nagu hakkad põdema, üle mõtlema ja kartma, sul ei ole siin midagi tegelikult karta, et väga armas. Järgi on meil tulemas müntide kuningas. Maailma üks kõige paremaid rahakaarte, mis üldse saab välja tulla, töö, raha, karjäär, valikud karjääris, kes tahab endale uut tööd, see leiab ja väga hea palgaga. Kui sa vaatad uut tööd ja sul isegi pakutakse mingit kohta, aga palk on sama või mõttetu, ära mine sinna, tead, sa saab parem, aga müntide kuningas on nii turvaline, stabiilne, rikas, edukas, ta teeb suuri samme nagu rahaliselt edasi, ta saavutamist tahab, aga ta on väga aeglane, müntide element jällegi, müntide element domineerib see nädal, mis ongi raha, keha, tervis, rahulikud otsused, tark ei torma, 9 korda mõõdad, 1 korra lõikad, hästi sellised distsiplineeritud, rahulikud, tervislikud, tugevad, enesekindlad nagu kaardid on ju, ja müntide kuningas on kõike seda ja kuninga energia on ju see, kus me haarame enda elu ohjad. Sina oled enda elu kuningas, sina oled enda elu boss, juht ja liider. Sina ütled, kuidas hakkab edasi olema. Sina sätestad, milline on su töö, kodu, suhted, elu, palju sul on raha, kuidas sa kasutad seda, et selles kaardis tuleb nagu selle peale mõelda. Enda jaoks ka rahalisi otsuseid paremini teha, koguda rohkem raha, mõelda võib-olla pikema tuleviku peale, investeerida, eks ole, suuremaid rahaotsuseid see kaart väga toetab, sul on kõik läbi mõeldud, kui sa asjadega ei torma, sul on info selge, väga positiivne nagu märk sulle. Jällegi, jah, nii nagu ma ütlesin, kes uut tööd otsib, see leiab, müntide kuningas seda alati nagu toob, ta võib tuua ka parema palga või boonuse, mingi ootamatult hea nagu pakkumise, aga kui sul on kõrval
müntide 7 tagurpidi, sauade 8 tagurpidi ja mõõdukus ka veel, siis need ütlevad seda, et rahulikult, tark ei torma. Kui praegu tunduvad mõttetud variandid, mõttetud pakkumised, natuke sisetunne on see, ma ei tea, siis ära tee, on ju. Aga kohe, et natukene oodates nendes kaartides, me võime saada isegi veelgi parema pakkumise, veelgi priskemalt võib asi nagu minna. Et võta rahulikult, on ju, et kuskile need head pakkumised ja hea raha sinu eest ära ei jookse. Usu mind, raha keerleb kogu aeg meie ümber, on ju. Me võib-olla ise peame lihtsalt universumile nendes kaartides nagu ütlema, et kust läheb minu latt, eks ole, ja latti natukene ka tõsta, eks ole, sellise müntide kuningas. Väga hea tervisekaart, väga hea tervisenädal, kes tahab siis minna uude trenni, jõusaali, spordisaali, teha mingit uut spordiala, proovida rohkem ennast nagu ka füüsilist tervist ja keha nagu fookusesse võtta, toitumine korda, uni paremaks, liigud rohkem, üli suurepärane nädal nagu selleks, eks ole, sest müntide kuningas õigetpidi niikuinii ennustab head tervist, tervise paranemist, kellel mingid hädad on olnud küljes, need paranevad, et hästi nagu selline kaart, mis leiab ka tegelikult balansi, et ta ei tööta ennast enam üle, et ta hoolib oma kehast, suhted muutuvad paremaks, et kuidagi selline mõnusalt tasakaalukas energia, eriti koos mõõdukusega siin. Ja viimane kaardikene on meil sauade 8 tagurpidi. Sauade 8 on selline huvitav kaart. Kui ta on õigetpidi, siis juhtub meiega 100 asju korraga ja magada ei saa ja puhata ei saa, kõik on vaja teha, aga mitte väsitavas võtmes, vaid väga sellises õhinas ja tuhinas ja elevuses ja issa, mu elu nii lahe. Ja kui ta ennast tagurpidi keerab, nagu ta siin täna on väljas, siis on meil selline tunne, ma ootan, elu on igav, ma passin, kõik on üks ja sama. Tead, mis siis tuleb teha, kui sauade 8 tagurpidi elu on igav? Mine magama, puhka ennast välja, viska jalad seinale, ära tee mitte midagi. See on akude laadimise periood. Ja sauade 8 on väga kiire energiaga kaart. Ta keerab ennast õigetpidi, tagurpidi väga kiiresti. See tähendab seda, et üks nädal on väga igav ja rahulik, teine nädal 1000 asja vaja teha, siis jälle rahulik ja siis jälle 1000 asja. Ta ongi hästi selline hektiline ja kiire, nagu hästi kiire energia nagu kaart. Kui ta on sul täna siin tagurpidi, siis hea nädal nagu tervis korda, puhata rohkem, et kuidagi selline nagu maandada ennast ja võtta, et me muutume palju enesekindlamaks, tugevamaks, keha saab kosutust, selline nagu mõnus kuidagi nädal ja selle pealt, selle mõnusa energia pealt, kus meil on akud täis laetud, endal on hea olla, häid otsuseid oleme teinud ka rahaliselt siin, on ju, et selle pealt on ülihea hüpata sellesse tegutsemise perioodi siis nagu hiljem, on ju. Lisasõnum ka sauade 8 tagurpidi, kui keegi ei vasta, ära torgi, ära suru, ära torgi, ära kirjuta talle 100 korda uuesti, ära helista talle pidevalt. Ma tean, et see võib olla raske, võib-olla kandideerime, kuskile vastust ei tule, võib-olla mingi inimene, kellega me siin räägime, suhtleme, järsku kaob ära, ei vasta. Ja mis me siis teeme? Me lähme nagu pingesse, vaata, miks see juba ei tule, miks ta ei vasta. Ja see energia teeb asju hullemaks. Ja kui me hakkame veel kellelgi nagu seljas elama, siis tavaliselt tekivad veel suuremad nagu tõrked. Ja sauade 8 õpetab meid seda, kui ei suju, jäta rahule. Kui ei vasta, jäta rahule. Kui praegu ei tule see asi, jäta rahule. Õiged asjad tulevad sellises nagu voolamises või kuidagi nagu iseenesest või kerguses või selles elevuse ja rõõmu nagu energias. Aga sauade 8 tagurpidi meil ei ole elevusrõõm. Meil on pinge ja ülemõtlemine. Miks ta ei vasta, miks ei tule, issand jumal, äkki ma nüüd ei saagi, nüüd on kõik hukas ja bla. Sellest tuleb ka ennast nagu välja tuua. Siin on hea nagu sümbol on alati see, et kui sa ootad mingit kõnet ja sa kogu aeg vahid telefoni ja mõtled, miks ta ei helista, mitte kunagi ta ei helista, see kõne ei tulegi. Aga kohe, kui sa ütled, tead, mul on üli suva, ma ei viitsi isegi mõelda selle peale, siis see tuleb. Ja see ongi see sauade 8 tagurpidi, et kohe, kui meil on suva, kohe, kui me laseme lahti, kohe, kui me ei pingesta ennast asjadega, mis tegelikult on meie kontrolli alt täiesti väljas, siis hakkavad asjad nagu sujuma. Et selline huvitav sõnum ka siis meile siia. Oot niimoodi, kallikesed. Tähemärkidest on meil see nädal siis väljas müntide baas, tema on siis kõik maamärgid, sõnn, neitsi, kaljukits, mõõdukus, amburi isikukaart,
karikaturüütel kõik veemärgid, vähk, skorpion, kalad, müntide kuningas, meessoost maamärgid taaskord, sõnn, neitsi, kaljukiht, ehk siis kõik need tähemärgid võivad sinu elus sellel nädalal suurt rolli mängida. Kui sa tunned, et see nädala energia lugemine sulle meeldis, tahad rohkem tarokaardi videoid vaadata, siis tiiutarot.ee koduleht ootab sind jällegi, mida toob sügis. Selline lugemine on sinna ka äsja siis ilmunud, september, oktoober, november, kui sa tahad natukene piiluda, et mida sügise kuud sulle toovad, siis saad seda teha tiiutarot.ee. Meie lähme siit aga edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saate siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida tulipunane kivikene, heleroosa kivikene, valge kivikene, läbipaistev helesinine kivikene, sinakas roheline kivikene, lilla kivikene ja tumesinine kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustele. Niimoodi. Alustame siit. Tulipunane kivikene, tähemärk lõvi, nädalapäev kolmapäev, vastus on ei ja võib-olla vahel. Heleroosa kivikene, tähemärgid lõvi, neitsi, nädalapäev kolmapäev, vastus on võib-olla. Sinakas roheline kivikene, tähemärk skorpion, nädalapäev neljapäev reede, vastus on jah ja vali uus suund vahel, kuigi rohkem natuke selle jahi poole peal. Siis läbipaistev sinine kivikene, tähemärgid on meil ambur ja kaljukits, siis nädalapäev on reede laupäev, vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule. Lilla kivikene, tähemärk veevala ja kalad, nädalapäev laupäev pühapäev, vastus on võib-olla. Tumesinine kivi, tähemärgid sõnn kaksikud, nädalapäev esmaspäev teisipäev, vastus on vali uus suund ja jah vahel, rohkem vali uus suund poole peal. Ja valge kivikene, tähemärgid sõnn kaksikud, nädalapäev esmaspäev teisipäev, vastus on vali uus suund ja jah vahel, rohkem selle vali uus suund poole peal. Vot niimoodi, kallikesed, armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, äge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!